No selles mõttes Ukraina sõda on ju õppetund siin paljudes valdkondades, üks on ka infosõja valdkond ikkagi, mida me näeme siin, eks ole, et kus nagu vastamisi keeratakse kraanid kinni kõikidel teistel kanalitel, eks ole, et ainult seda meie juttu siin kuulatakse. Ja noh, ütleme, mina näiteks olen sellest üritust saadik vaadanud alati ka Vene seda riik kasvõi sellepärast, et Vene kanalid, et mitte telekad, aga internetis vähemasti, et vaadata, et mis pilti siis seal ikkagi luuakse, et kasvõi nagu aru saada, et mida see karta võib siis, eks ole. Et selge on see, et sõda sigitab igasuguseid libauudiseid kah ja kuulujutte, mis tahaks kiiresti kõike levitada ja me ju muidugi tahaksime, et meil oleks siin ikkagi positiivne infovoog mingil kujul ja selge on see, et sinna hulka satub ka midagi muud ja ühtepidi on ju tegelikult äärmiselt kurb, eks ole, me peame keelama inimestel seda infot nagu võtta eri kanalitest, me peame nendel kinni keerama, et ei tohi kuulata, eks ole, et mida keegi teine räägib, see tähendab seda, et me ei usalda inimest, eks ole, ei usalda seda, ütleme, et ta on mõjutatav, ta ei saa aru, ta on rumal, ta ei suuda ise mõelda, eks ole, tegelikult see ju sellel põhineb, eks ole, mis on ju tegelikult väga alarmeeriv ja ka kurb, eks ole, et me inimest ei usalda. Et noh, kuskil ikkagi arvatakse, et see on õigem ja see on parem variant. Muidugi teine asi on see, et kui meil nagu oma meedias siin, ütleme tõesti, et osa inimesed tõesti on väga ju häiritud, eks ole, sellest ikkagi, et kui meil mingi Vene propagandat siin laus üle lastakse, et see lihtsalt nagu traumeeriks ja kurvastaks jälle väga paljusid meie oma inimesi siin. Kas nüüd sama Ukraina põgenikega, eks ole, et hoida eemal neid see-tähti ja kõige muud, eks ole, et see lihtsalt on traumeeriv ja kuskilt tuleb nagu piire tõmmata, aga noh, selge on see, et kui sa neid nagu väga kinni keerad kõik ja üleüldse inimesed, aga see lõpuks need muutub ka manipuleerimiseks, et seal ongi küsimus, et kus see piir läheb siis nüüd mõistliku piiramise ja manipuleerimise vahel. Täna on muidugi see, et see maailm on ikka nii lai, et igast kanalite kinni keeramine ei ole ikka nii lihtne lõpuni, et ses mõttes ma arvan, need, kes ikkagi tahavad infot eri kanalitest saada, nad saavad seda tegelikult ikkagi kätte meil ka siin, et see ei ole ju täna nii kaua, kui internet on veel alles, on võimalus igal ühel endale leida seda sobivat infot. Muidugi sama koroona taustal jättes see sõjakorrak kõrval, aga sotsiaalmeedia kõik nagu, samas mind Eestis on nagu hämmastunud see ikkagi inimeste, ütleme see suur hulk, kes on valmis ikkagi vandenõuteooriaid ka, ütleme, nendega kaasa minema. See on ka uskumatu ikkagi, et keegi kuskil laseb mingi lookese käima, siis on kohe alati mingi 100 inimest on valmis seda uskuma. Et seda ma poleks ka nagu arvanud, et see kriitikameel on ka nagu kuidagi napp ja inimesed, keda sa nagu oled võib-olla pikalt ka tundnud, kui selliseid kriitilise meelega mõistlikke inimesi järsku nagu keerasid nagu ära täiesti selles koroona pöörises siin, et see tuli mulle nagu kurva ja ebameeldiva üllatusena, et isegi kuskil lauas peab kellegagi rääkima, et mõtlema, et vaatama, millest ta nüüd võib üldse rääkida või millest ei või rääkida, eks ole, kui inimesed seal olid nii polariseerunud ja endale nagu mingi religiooni kujundanud seal, et nemad uskusid ainult mingit ühte kanalit ja vot usungi need ja ainult, kes usub Moskvat, kes usub Objektiivi ainult need ja kes usub siis ma ei tea mida need, eks. Et see on tegelikult nagu väga ohtlik, kui me liigume lõpuks sinna, et meil ongi ainult mingi suunatud meedia, vaba ajakirjandus seisukujul ei ole, et see on ohumärkida, aga sõja ajal mingi juhul tuleb seda aktsepteerida ilmselt tegelikult.